et järgmine lugu räägib just ühest sellisest nähtusest. Aga võib-olla ka mitte. Kuigi ametipoolest jurist, on Henn Lahesaare kutsumuselt kirjamees. Esimese nupu kohalikku lehte kirjutas ta 9-aastasena. Peale armee laevastiku kirjasaatjate kursuste lõpetamist vallandus aga mehe anne nagu paisu tagant. Tänaseks on tema kontos juba pea 10 000 avaldatud artiklit. Kas nüüd nii palju ka peaaegu kõik kokku edasi palju puudu küll ei ole? Kõik lehed ja ajakirjad ja väljaanded kokku edasi vähemalt küll vaevalt. Teile kohe meeldib kirjutada, et teil on selline vajadus. Jah, ja mulle meeldib kirjutada üks asi, teine asi, mul on selline, kuidas nüüd öelda, kas lollikomme või üldse selline, isegi kui ma näen midagi väga head, ma tahan seda teised ka teada saada. Või väga halba, kui kellegi ülepoolt tehas, ma näen vaherahti. See on iseloom mul tihti veel halba isegi tulenud. Pärnu Jaagupis elab Lahesaare on pikki aastaid olnud sealse kandi 4500 elaniku tõeline ja kirglik pressiesindaja. Mitte üks üritus oli niimoodi mööda, kuhu mind ei oleks kutsutud. Absoluutselt igal poole. Oli siis kooliüritus või vallamajas või spordiüritus või pensionäritöös. No ikka igal pool käisin. Kirjansringid. No absoluutselt iga üritus, kus ma käisin, igal pool ma käisin. Kutsuti, seal ma kirjutasin ja läksid Pärnu Postimehe ja 100% kõik avaldati. Te olite isegi nii viljakas, et mõni päev Pärnu Postimehes ilmus 4-5 teie kirjutist. Ja rekord oli 5. Pärnu Postimees oligi Lahesaare põhiline hääletoru. Vahepeal ilmus seal lausa tema näopildiga isiklik kolumn. Kuid siis ühel saatuslikul päeval kirjasaatjate kuninga tähelend katkes, nagu lõigatult. Miks? Võin oli see tähendab, et juhtus selline asi nüüd mitu head aastat tagasi, et Pärnu Postimehe ajakirjane lõi naiskolleegi. Ma olen üldse füüsilist vägivalda vihkan, volvõõpman popsi olnud. Ja ka lüüa naisterahvast. No, tule taevasappi. Liiati, kui Kalle Vilgas kaalub kuskil 150 kilo. Suur jurakas mees, ma ei tea. Ja vaata nii, ja ma siis võtsin sõna, kirjutasin avaliku kirja, eks ole. Ja mis ajakirjanikust me saame rääkida, demokraatia eest võitlejast, eks ole, vigade parandajatest, kõik sinna tänna, klopib naisterahvast nähkus. Kas te tõesti olite nii naiivne, et kui te kirjutasite taolist ajakirjaniku tegu hukkamõistva avalduse, et see tõesti selles lehes ka avaldatakse? Ei, absoluutselt mitte. Ma ei olnud sellest absoluutselt veendunud, et ei avaldata. Aga ma lihtsalt tahtsin näidata oma suhtumist. Iseenda ja rahva. Sest vaadake, inimesed linna peal kõik seda teadsid. Maal kõik seda teadsid. Aga keegi ei julge midagi öelda. Miks? Ma küsin ühe, teise, kolmanda käest, et miks te siis ei räägi? Aga me ei taha, meid rabitakse pärast maa all porisse. No see ütleb ise ära, mis suhtum Lahe lehes on. Igatahes Lahesaart, tema enda sõnul, Pärnu Postimees sellest hetkest peale enam ei avalda. Tema kõikvõimalikud pöördumised kõikvõimalikesse kohtadesse ei ole andnud tulemusi. Ja hoolimata ikka veel kehtivast koostöölepingust Pärnu Postimehega, ütleb sealt samast Vilgatsi allkirjaga saabunud kiri selgelt, et tema kaastöödes puuduvad ettepanekud ja mõtted ning margiraha võib ta neile kirjutamise arvelt edaspidi kokku hoida. Pärnu Postimehe arvamustoimetuse Kerberos Kalev Vilgats võib tõepoolest juba paljalt oma hiiglasliku koguga nõrgematele vennikestele hirmu peale ajada. Lahesaart pole ta elusast peast küll kunagi näinud. Tema juhtumit mäletab aga küll. Lugu iseenesest ulatub tagasi aega kuskil aasta 1996-1997 ja tekkis tema puhul tema edastatava informatsiooni usaldusväärsuse küsimus. Nimelt oli paar juhtumit, kus ta edastas teadlikult valeinformatsiooni, mis läks ka lehte ja tingis pärast lehepoolseid siis vabandamisi inimestelis. Lahesaar räägib ise, et see põhjus oli mingis tema poolt kirjutatud arvamuses või avalduses, kus ta teid mitte kõige parema meelega isiklikult silmas ei pidanud. Ja kummaline ongi see, et inimene, keda ma isiklikult ei tunne, tahab kogu selles loos näha isiklikku tausta, mida selle juures ei ole. Ta viitab ka ühele väga konkreetsele sündmusele, mille puhul ta astus välja, et te olla ühe naiskolleegiga sattunud intsidenti. Ta peab silmas ja ühte juhtumit 5 aastat tagasi. See juhtum tõepoolest siis ka juhtus? Oli, jah. Aga see ei puutu kuidagi moodi Lahesaaresse.
Vilgatsi sõnul on Lahesaare puhul tegu tavalise, ajale jalgu jäänud grafomaaniga, ajakirjanduslikus mõttes rudimendiga möödanikust. See aeg, kus pea igas külas oli inimene, kes kirjutas nädalas korrapäraselt kohalikku lehte ja teenis rubriigis kodukandist kas 90 kopikat või rubla oma nupu eest, on jäädavalt möödas. Umbes sama kinnitab meile ka kohaliku linnalehe ajakirjanik Anu Saare, kellele Lahesaare nimi on samuti vägagi tuttav. Grafomaan on võib-olla väga siuke liiga halvasti öeldud, aga kirju ta saadab küll väga palju ja asjalikke kirju nende hulgast on vähe, seda ma võin küll öelda. Ometi vähemalt siin lehes Lahesaarte aeg-ajalt ikkagi avaldatakse. Et Illar Kohviga teda päris võrrelda ei saa, et ta on ikka asjalikum mees, ma arvan, kui nüüd Illar Kohviga võrreldes. Aga Kohvit ka kimbutab. Kohv saadab ikka palju kirju. Kohvi kirju tuli mul eile vähemalt 5 tükki. No ühes ümbrikus kõik. Illar Kohv on nimi, millega võib lihtsa vaevaga endast välja viia ükskõik millise ajalehe kirjade osakonna toimetaja. Selle kinnituseks loetleb Anu meile Kohvi värskeima kirja teemasid. Kas roppust näidata on eetiline? Nii, kas teatud osa naisi peab mõtlema tõesti oma riistaga? Siuke kiri on. Ma ei ole seda läbi lugenud. Sellised teemad kohe. Kalmistu vahi kuupalk on alla 2000 krooni. Igal majal võiks olla peatänava nimi ja maja number. Kes vastutab hoolekatkestuste tulenevate tagajärgede eest? See on ühes ümbrikus. Kuidas te ikkagi määratlete ära enda jaoks, et kes on see grafomaan ja kes on inimene, kes tahab teile anda tõesti võib-olla huvitavat informatsiooni? Kui kirja sisu on peamiselt ümberjutustus sellest, mida inimene on kas siis kohalikus raamatukogus lehtedest lugenud, raadiost kuulnud või telerist päevade kaupa näinud ja selle meil ümber jutustab, lisades vahepeale repliike õige, nii ongi vaja, siis on selge, et meil ei ole selle kaastööga suurt midagi teha. Ja või ühtegi päeva ei lähe mööda, kus ma vähemalt 7-8-10 telefonikõnet saan, eks ole. Et kus on jäänud ja me tahame, et sa kirjutaks sellest, tollest, tule sinna, tule tänna. Ma olen otseselt ära öelnud, ma enam ei tule. Et no teate, mul on ka mingi oma enesuhkus, eks ole. Kui ikka materjali pidevalt ei avaldata, siis kõik. Just niimoodi oli, siis ma töötasin Eesti Päevalehes, eelistas meesterahvas, ütles nime ka ja tema on Enn Lahesaare naabrimees. Et on väga tore mees ja mis ta kõik teinud on ja et ta ikka nii hästi kirjutab ja nii huvitav mees ja mina esialgu ei tundnud teda häälest ära. Aga siis keegi, ma ei mäleta küll keegi mu kolleegidest, tuli tuppa ja ütles, oi, et see on ju Lahesaare hääl ja hiljem ma olen taga telefoni teile vestelnud, on küll sama häälega mees. No tunnete, et teie elu on kuidagi siis nüüd vaesem nende aastate võrra, mil te ei ole saanud kirjutada? No kuidas ma te nüüd ütlen? Võib-olla siis kuis õige veidi. Sellepärast on teised lehed, eks ole. Aga lihtsalt probleem on rohkem õigluses ja õigluses. Sellepärast, et kui ikka üks inimene võib tõesti teha, mida ta just tahab, mida heaks arvab. Istuva päeval käib Jõllesaares, tulla pool vindsena tööle juurde tagasi, ajalehe juurde, öelda teravusi läbi telefoni. No tema kohta inimest räägib kõik just sama. Jõhker, ülbe, ennast täis. Kalev Pilles. Ja kusjuures väga hea ajakirjanik. Paradoks, eks ole. 2 aastat tagasi saatis Enn Lahesaare toimetusse, see oli augustikuus, ühe küllaltki kummalise kirja, millest ta teatas. See oli päris pikk, aga sisu oli kokkuvõttes järgmine. Et kuna tema ei ole rahul sellega, kuidas Pärnu Postimees teda kajastab ja tema kaastöid kasutab ja kuidas leht üleüldse oma suunitluselt on, siis on tema astunud samme rea ajakirjanike väljavahetamiseks. Nimetatud oli siis peale minu kui ilmselt rahvavaenlase number 1 ka tegevtoimetajat, peatoimetajat ja uudistetoimetuse juhatajat. Kas see solvas teid või pakkus rohkem nalja? See kiri oli tükk aega meie tehnilises keskuses laua peal kõigil lugeda, kui ta ilmselt vist muu prahiga koos ka prügikasti sattus. Aga tookord ta tekitas tegi rohkem nalja meile, aga vaevalt küll, et kallutab meid kuidagi mõttele taas alustada selle inimesega mingit koostööd.